Henry ootas pikki silmi oma sõpru, Jani, Robinit ja Johanni, et koos nendega uues onnis mängida. See oli mõnus koht mängimiseks, aga sel hommikul tabas Henrit halb üllatus. Keegi oli onnis käinud ja kõik segamini pööranud. Samal hetkel jõudsid Henry sõbrad onni. Kes need pildid seintelt maha kiskus, küsis Jan imestades. Ja keegi on kõik su näksid ära söönud, lisas Robin, märgates põrandal puru ja tühje pakendeid. Mänguasjad on kõik laiali, sõnas Johann ringi vaadates. Tõeline mahajäetud metsaonni mõistatus, arvas Henry, kes armastas detektiivilugusid. Asume asja uurima. Poisid hakkasid kohe tõendeid koguma. Suure segaduse seest oli raske neid leida, aga peagi märkas Henry midagi. Selle padja peal on pruunid karvad, ütles ta. Mul on tunne, et need on minu õe Roosi mõmmi omad. Lähme kontrollime järele, arvas Jan. Poisid leidsid Roosi oma toas nukkudega mängimast. Mina ei käinud onnis, kinnitas Roosi, kui poisid talle sassis onnist rääkisid. Mina kardan kõrgust, nii et mina seda ei teinud. Tal on õigus, nõustus Henry, kui talle meenus, et Roosi ei julgenud isegi pargis turnimisredelite otsa ronida. Poisid läksid tagasi vihjed otsima. Henry ja ta sõbrad püüdsid leida midagi, mis aitaks neil mõistatust lahendada. Robin leidis laua alt mõned pähklikoored. Mu isale maitsevad pähklid, ütles Henry, aga ma ei usu, et tema meie onni segamini ajaks. Ta ju ise ehitas selle onni. Lähme küsime tema käest järele, arvas Johann. Henry isa pesi parajasti autot, kui poisid maja juurde jõudsid. Kui poisid küsisid, kas tema oli onnis käinud, puhkes Henry isa kõva häälega naerma. Ma ei mahu sellest tibatillukesest uksest sissegi, seletas isa. Aga ma vist tean, kuidas seda mõistatust lahendada. Poisid läksid isa kannulaeda ja peitsid end lehehunniku alla. Hoidke onnil silma peal, soovitas isa. Olge vaikselt ja oodake, kuni süüdlane tagasi tuleb. Mõne aja pärast kuulsid poisid imelikku häält. Kribadi-krabadi. Me oleme vist süüdlase üles leidnud, sosistas Jan, kui nad märkasid 2 oravat onni ronimas. Henry ja ta sõbrad rääkisid isale oravatest. Äkki teeme neile päris oma onni, pakkus isa välja. Poisid panid kasti sisse pähkleid ja jätsid selle aeda. See oli oravate jaoks nagu loodud. Ma arvan, et nüüd on meie onn ainult meie päralt, arvas Henry.